Tead, mind huvitab sinu arvamus selle kohta, kas inimesed on tegelikult loodud sellisel tasemel pidevat kokkupuudet ülemaailmsete kriisidega töötlema? Või arvad sa, et meid lihtsalt põhimõtteliselt uputab see kõik üle? Vau, lühike vastus on ei, me ei ole. Asi on selles, ajusüsteemid, mis juhivad meie tähelepanu, olid kohandatud eluks looduses, kus oli hädaolukordi, aga need olid piiratud. Neil oli algus ja neil oli lõpp. Ja meie närvisüsteem tuleb sellega hästi toime. Asi on selles, et sotsiaalmeedia tulekuga ja algoritmidega, mis tõesti jälgivad meie tähelepanu, kuna see on peamine ressurss, mida nad püüavad kindlustada, sest just sellele nende finantsmudelid põhinevad. Tead, mida rohkem klikke ja mida rohkem tähelepanu ükskõik milline infokild saab, seda parem on tasu reklaamijatele. Nii et meil on tehnoloogia, mis võistleb meie tähelepanu nimel ja mõjutab süsteeme, mida me teadlikult ei kontrolli. Tead, kui midagi uut, midagi põnevat või midagi hirmutavat juhtub, siis me suuname oma tähelepanu sellele. Tihti isegi ise seda märkamata. See lihtsalt juhtub. Ja nagu ma ütlesin, me seisame nüüd silmitsi rohkemaga, kui me mõistlikult suudame hallata. Ja tulemused on kõik ja näha. Õige. Kui sa räägid tulemustest, siis millised need tulemused on? Ma mõtlen, mida sina psühholoogina näed, kui kuulad oma patsientide jutte. Kas sa ütleksid, et on toimunud muutus? Ma arvan, et see on midagi, mida me kõik tunneme, tead. Ma ei jäta ennast sellest välja. Ma arvan, et see kehtib ka meie kõigi kohta. Ja me oleme kindlasti rohkem informeeritud, aga ma arvan, et see ei kehti ainult Iisraeli kohta. See kehtib tõesti kogu lääne kohta. Võib väita, et siin Iisraelis näeme selle äärmuslikku juhtumit, tead. Sest oht väljas on vahetum, see on rohkem kohal, aga see kehtiks igal pool läänes. Me näeme, et inimesed on ärevamad. Ja kui nad muutuvad tuimaks, siis see tähendab tõesti, et oleme natuke liiga kaugele läinud. Nii et ärevus iseenesest ei ole halb asi. Tead olla valvas ja teadlik ning reageerida enda ümber olevatele ohtudele, see on osa ellujäämisest. Aga tuimus on midagi muud. Tuimus on see, mida meie aju teeb, kui ta tunneb end ülekoormatuna, kui on tõesti liiga palju. Ja see, et sa näed tuimust, ning sa näed seda siin Iisraelis ja ka mujal, annab märku, et meile on antud rohkem, kui me suudame taluda. Ja kui ma saan inimestele üldse mingit nõu anda, siis see oleks tõesti piirata oma kokkupuudet sotsiaalmeediaga. See ei ole üldiselt halb, aga ma arvan, et selle ületarbimine ei ole kindlasti lihtsalt ei ole meie süsteemile hea. Õige, see on huvitav. Ma tahaksin sellest rääkida, sellest tuimaks muutumise ideest, sest ma arvan, et paljud meist on seda kogenud. Mina ise ilmselgelt kui uudisteankur, kes kajastab iga päev uudiseid, võin väga hästi öelda, et olen muutunud tuimaks paljude erinevate lugude suhtes, mida ma iga päev kajastan. Aga mis on alternatiiv? Ma mõtlen, kas see on kuidagi tervislikum, kui sul on iga päev emotsionaalsed kokkuvarisemised? Ei. Ma arvan, et tervislikum on see, kui me puutume kokku sellega, mida meil on vaja, et hästi ellu jääda. Tead, siin Iisraelis tähendaks näiteks seda, et sul on Homefront Commandi rakendus, tead, see on su telefonis, see töötab. Nii et kui sinu piirkonnas on hädaolukord, siis sa tead sellest ette. Ja sa saad võtta tarvitusele vajalikud meetmed enda ja nende inimeste turvalisuse tagamiseks, kes sinust sõltuvad. Aga see välistaks või tähendaks, et me puutume vähem kokku asjadega, mille suhtes me ei saa midagi teha, kuid mis ikkagi haaravad meie tähelepanu. Kas sa saad aru? Ja siin oleks minu kindel soovitus olla teadlik tarbija ja sellega mitte liialdada. Tee seda nii vähe kui võimalik. Ja, mille säästad, kui ei kuluta seda sotsiaalmeedias? Veeda nende inimestega, keda armastad. Veeda see aeg nende inimestega, kellest hoolid, sest just see kaitseb meid selle üle jõu käiva tunde eest ja see annab meile stabiilsuse, see annab meile võime kõigega toime tulla. See ongi see, mis kasvatab vastupidavust. Ja naljakas on see, et Iisraeli ühiskonna puhul peavad mõlemad need väited paika. Me oleme traumeeritud, aga samas ka uskumatult vastupidavad.
ja uuringud, mida me teeme, ja ma olen nendega isiklikult seotud, sest ma teen endiselt reservteenistust. Ja esimestel kuudel pärast 7. oktoobril olin ma kodurinde väejuhatuse uurimisüksuse ülem. Ja kui me vaatasime Iisraeli ühiskonda, siis nägime, et tõepoolest on olemas see trauma kogemise koorem, kuid samas ka uskumatu vastupidavus. Ja ma arvan, et me peaksime tugevdama oma vastupidavust ning vähendama kokkupuudet asjadega, mis võiksid olla kuritegevust soodustavad.